Tere! Meie siis Katrin ja Siim Kutsukojast, nii slaidid on ilusti ees, ja uurisime siis energeetika tööjõu ja oskuste vajadust aastani 2035. Tavaliselt me räägime 40–45 minutit, Märt andis meile 15, et proovisime teha sellise selektsiooni sellest, et mis võib-olla seda auditooriumit täna siin kõige rohkem kõnetada võiks. Nii, aga igaks juhuks natuke taustaks ka, et mis asi see OSKA siis on. Hästi lihtsalt öeldes uurime seda, kui palju ja milliste oskustega töötajaid meil Eestis mõnel elualal vaja on. Antud juhul siis energeetikas. Ja tore on näha, et päris mitu tuttavat nägu, kes ka selle uuringu koostamisse kaasa aitasid, on täna siin saalis. Ja uuringu tulemuste põhjal teeme siis ettepanekuid haridusmaailmale, töömaailmale, migratsiooni, ettevõtlus, tööpoliitikaks ja nii edasi. Et mitte lihtsalt ei järelda, vaid üritame ka siis vähendada seda lõhet tänase olukorra ja soovitud olukorra vahel. Ja mida me siis uurisime? Et jah, meil fookuses oli mitte otseselt valdkond kui selline, vaid need meie keeles põhikutsealad, mis on siis sarnaste ametite kogumid ja me vaatasime siis nende oskuste ja töövajadust. Ja kes meil siis fookuses olid, et kõige enam elektrikud, automaatikuid, elektriinsenerid samuti päris palju ja kokku neid oli siis meil üle 10 000 ja oluline on see, et me võtsime need üle terve majandus, et me ei räägi ainult siin energeetika valdkonnast nagu EMTAK-i lõikes. Ja kui nüüd süveneda natuke rohkem töövajadusse siis, ja mis seda mõjutab, siis selle uuringu puhul oli oluline mõjutaja võrreldes ka võib-olla olulisem võrreldes ka teiste uuringutega asendusvajadus. Ehk siis valdkonna ametitel töötavate vanus on keskmisest kõrgem ja kui me vaatame 10 aasta perspektiivis, siis on meil väljakutse neid asendada. Loomulikult nii mitmedki jätkavad tööd, aga siiski. Ja eriti tuli siin silma operaatorid, kus siis 40% töötajatest olid 55 aastased või vanemad. Nii, ja enne kui me jõuame töövajaduse ja oskuste prognoosini, siis mis seda kujundavad? Kui ühe lausega see pilt siin kokku võtta, siis me oleme hästi ambitsioonikalt endale ette võtnud, nii rahvusvaheliselt kui siseriiklikult, ja nende ambitsioonikate eesmärkide täitmiseks on meil vaja kõrgema tehnilise kompetentsiga spetsialiste ja oskustöötajaid, kes siis need eesmärgid ellu viiks. Et rahvusvaheliselt on meil kliimakokkulepped, puhtale energiale üleminek, siseriiklikult energiamajanduse arengukavas oleme seadnud eesmärgiks varustuskindluse tagamise, energiajulgeoleku, elektrifitseerimine, automatiseerimine, kasvatavad hõivet ja kõik see toob siis kaasa töövajaduse kasvu ja samas sellise oskuste ja töösisu muutuse. Ja kui nüüd läheme detailsemalt selle hõiveprognoosi, töövajaduse prognoosi ja selle hariduspakkumise juurde, siis esmalt vaatame seda esimest poolt, ehk siis hõiveprognoosi töövajadust. Seda juba ütlesin, et seda mõjutab palju asendusvajadus, aga ka näeme hõive kasvu, kui me vaataksime ainult seda sektorit, et energeetikasektorit, seal kasvu ei näeks, aga just see automatiseerimise, elektrifitseerimise trend, et see tekitaks üle majanduse kasvu. Seda siis enamiku põhikutsealade seas. Ja ehk siis kokkuvõttes hõivatute arv kasvab, töövajadus on üsna suur ja OSKAs me paneme siis vastastikku need pakkumise ja nõudluse numbrid. Ja sellist ülejääki meil ei ole, on puudujääk ja
Ja kui nüüd neid pakkumise numbrid vaatate, siis võite niimoodi mõelda, et kuulge, et meil on ju lõpetajaid natuke rohkem, kui seal need siin meil kirjas on. Tõepoolest nii see on, aga meil on metoodika järgi on niimoodi, et me kõiki lõpetajaid ei arvesta sisse, et me arvestame ka seda, et meil on lõpetajad bakalaureuse õppest, magistriõppest, et siis vaatame, et topeltarvestust ei oleks. Kõik ei rakendu valdkonna põhikutsealadele, et osa jätkab akadeemilist karjääri, läheb riigisektorisse, mõned läheb üldse tööle, et sellised nüansid, mis seda pakkumise lõppnumbrit siis vähendavad. Ehk siis kokkuvõttes seda tabelit, sõnum on selge, et võiks jõuda ametitele rohkem töötajaid ja asendusvajadus on suur. Ja mõned sellised olulised aspektid, mida me uuringus käsitlesime, üks neist on eriline rakendamine, et esmapilgul võiks öelda, et midagi on viltu, et isegi pooled ei rakendu erialasel tööl. Aga kui täpsemalt uurida, siis tegelikult rakendamine ei ole probleem, sest enamik, eriti kõrghariduses, leiab töö, kus nad saavad ka oma õpitud oskusi teadmisena rakendada päris edukalt. Ehk siis näiteks, kui võtame kõrghariduse poole pealt, inseneeri laiemalt on rakendumine mitte ainult elektrienergeetika insener, vaid üle terve majandusega täiendõppe käigus ka muud inseneerialad. Elektrikute, automaatikute puhul on kindlasti ka rakendamine tööstuses, näiteks elektriseadmete koostaja, et seda muret ei ole, et meil oleks rakendamisel tegelikult probleeme. Aga kooli vaates võib-olla on, või tööandja vaatest, mitte kooli vaatest, tööandja vaatest on, et neile ei jõua võib-olla piisavalt töötajaid tööle. Ja teine selline aspekt on õpingute katkestamine, et see on murekoht, võiks öelda just kõrghariduses eriti. Põhjused erinevad, et esmalt edasijõudmatus, inseneriõppe ei ole kerge, et langetakse välja. Kindlasti töötamine õpingute ajal ka sealhulgas erialasel tööl. Ja mis jällegi näitab seda, et valdkonnas on nõudlus suur, et rabatakse õppijaid juba koolipingist. Tehakse ka valesid eriala valikuid, et ühel hetkel avastatakse, et elektriinseneri või elektrikutse ei ole minu jaoks, et tahaks midagi muud teha või õppida. Ja nendest, kes katkestanud olid, et nendest ka oluline osa töötas tegelikult ka erialasel tööl, et võiks nad kuidagi moodi saada õppesse tegelikult tagasi, et saaksid õpingud lõpetatud kutse kätte, et saaksid allkirja õiguse. Ja kui nüüd rääkida voolavusest, põhikutsealade vahel oli ka voolavus täiesti olemas, kuigi mitte väga suur, aga kui tuldi ka teistest ametitelt, mindi teistele ametitele ja üldiselt oli niimoodi, et tuldi sealt, kus oli ikkagi eeldused ka töötamaks energeetika insenerina või elektriku või automaatikuna ja mindi ka tegelikult lähedastele ametitele, kuigi siit nimekirjas, kui te vaatate, näeb ka ameteid, mis tegelikult energeetika haridusega kokku ei lähe, et näiteks halduse abitöötajad, siin võib olla näiteks pensioneerimisega tegu, et inimene on läinud sinna tööle. Siin kutsehariduse poole peal oli rohkem neid ka mitte erilasel tööl rakendamist, et siin mindi ka ametikohtadele, kus erilasel oskusi väga palju vaja ei läinud. Kui rääkida oskustest, siis keskenduks eelkõige sellele, et mis on kasvava olulisusega ja vajab arendamist, et need sellised erialaspetsiifilised oskused on ja jäävad. Ja võib jagada need kasvava olulisusega oskused 3 plokki. Olulisemaks muutub selline süsteemne mõtlemine ja integreerimisoskus. Meil on vaja töötajaid, kes mõistavad eri energialiikide koos toimimist.
et sellist ühte rida, et ma tean ainult elektrist, aga võib-olla näiteks soojusenergeetikast ei tea, et seda ühte rida enam ajada ei saa, et peab olema see lõimimisoskus, arusaamisoskus, süsteemne mõtlemine ja kindlasti kohanemisvõime, eriti just kiirete tehnoloogiliste muutustega. Teiseks, väga head digioskused ja energeetikaspetsiifiline IT, et siin on küsitud ka, et kas meil on vaja energeetikuid või pigem selliseid IT-oskustega energeetikuid. Et kõik selline andmeanalüüs, modelleerimine, küberturvalisus, et intervjuudest jäi ka kõlama see, et selline kõige tahetum ametimees või ametinaine on see, kes on ühelt poolt insener, väga hea andmeanalüütik ja tunneb ka turge ja teab müüki. Et sellised hästi komplekssed rollid ja me jõuamegi siin selle 3. plokini, kus tulevadki välja lisaks teadmistele tehnoloogiatest just need hübriidrollid. Meil ei ole enam eraldi elektrik ja automaatik, meil on elektrik-automaatik. Et just selliste hübriidkompetentsidega töötajate järele kasvab vajadus, mis seab hästi suure väljakutse just haridusmaailmale, et see erialane ettevalmistus peab olema võimalikult mitmekesine, et haridussüsteemis tuleks välja universaalse ettevalmistusega spetsialistid ja oskustöötajad. Ja ma rõhutan seda, mis siin all on kirjas, et mida eksperdid ka rõhutasid, et oli, on ja jääb. Meil on matemaatika, füüsika, keemia, insenermehaanika. Sellest me nagu ei pääse. Ja need puudujäägid on juba üldharidusest. Et me sageli hakkame seda probleemi, tööjõupuuduse probleemi lahendama nagu teisest otsast. Et meil on võib-olla vähe sisseastujaid või vähe õpetajaid. Et tegelikult tuleb välja, et võib-olla meil on hoopis vähe reaalainete õpetajaid. Et sealt need juured ulatuvad nagu natuke varasemasse aega. Ja jõuamegi tegelikult siit peamiste järeldusteni, 3 minutit on aega, et kiirelt räägime ka seda, et me natuke uurisime ka seda, et kas meil on ainulaadsed murekohad, et kas me siin Eestis nagu kuidagi oleme üksi. Ei ole. Vaatasime ka teiste suurriikide näiteid ja tegelikult kõik seisavad silmitsi ulatusliku tööjõupuudusega. Et, ja võimalikud lahendused nagu näha, et selline süsteemne järelkasvu planeerimine, noortele selle eriala populariseerimine, naiste senisest suurem rakendumine, näiteks meie ka enda uuringust tõime välja, et 2024. aasta seisuga oli valdkonnas ainult 5% naisi, et seda siit auditooriumi pealt võib aimata, et siin pigem 95 oli mehi. Ja mida selleks tehtud on, nagu näha, koolituskohtade arvu suurendatud, väljalangevust vähendatud, kindlasti täiendus- ja ümberõppe abil siis töötajaid kauem tööturul hoitud ja nii edasi, miks mitte ka välistööjõudu kaasatud. Ja väga paljudest nendest teemadest tuleb veel juttu paneelis, aga mida siit veel üle rõhutada? Meil on üldine kvalifitseeritud tööjõupuudus. Tööjõuvajadus ületab tasemeõppe koolituspakkumist. Ja kui meil siin viimastel aastatel on näha, et sisseastujate numbrid teevad rekordeid, siis ühelt poolt on see ju hästi hea, aga teisalt õppeasutuste materiaaltehniline baas ei tule sellega kaasa. Meil on see inseneriõppe ja ka elektriautomaatika õppe ju hästi praktiline. Meil jääb laboritest puudu, meil jääb ekskursioonibussidest puudu, et see on selline 2 poolega münt. Nagu öeldud, on vaja koolitada võimalikult universaalse baasharidusega töötajaid ja juba valdkonnas töötavad spetsialistid vajavad järjepidavat arendamist täiendus- ja ümberõppe abil. Eraldi teeme siin välja selle, et meil on õppekavasid vaja täiendada siis gaasi- ja vesinikualaste oskuste järele, mis on sellised tulevikuoskused. Ja hoolimata sellest, et meil siin tööandjad ja liidud teevad suurepärast tööd, Positron, Laend, Inseneriakadeemia, sisseastujate numbrid on väga suured, enda oska kolleegidega vahel arutame, et tundub, et energeetika on kohati isegi popim kui IT, siis nüüd ei ole aeg lõpetada, et tuleb täpselt samamoodi edasi tegutseda ja kasutada seda momentumit. Ja nagu väga paljudes teistes valdkondades, siis kutseõpetajate ja õppejõudude järelkasv ei ole tulevikku vaadates piisav. Et kui me vaatame ka töötasu, mis on erasektoris, siis neid õpetajaid, õppejõudu sealt haridusmaailma üle meelitada on päris keeruline. Ja 5 sekundit küsimusteks.
küsimusi? Ühe küsimuse saame ikka. Tere, Kaarel. Uuring vist äkki sai avalikuks märtsi alguses oli vist äkki umbes mingi, mis siis teeb juba 3 kuud või arsti või? Jah. Et selle aega te olete saanud nagu erinevatel kanalites ja kohtades seda esitleda ja kindlasti olete saanud erinevat tagasisidet, on ju. Kuna ma nägin ka seda nii-öelda tekkeprotsessi ja seda kaasatust, on ju, et mis see nagu tagantjärgi, mis need nii-öelda lisanduvad kõige olulisemad mõtted on tulnud, mis nagu auditooriumis ja nii-öelda seda tulemit esitledes olete nagu saanud, mis oleks võinud või saanud natukene teistmoodi või mis jäi võib-olla nagu seal vähem kuvama, aga mis on ka selline nii-öelda valdkondlik väljakutse? Keeruline öelda, et midagi sellist põhimõttelist, ma arvan, et ei ole nagu olnud, et midagi välja kindlasti ei jäänud, et pigem mina vaataks sellise positiivse külje pealt, et meie Siimuga ei ole ju energeetikud. Me oleme sotsiaalteadlased, me oleme uurinud kultuuri, avalikku haldust, praegu teeme kaitsetööstust ja sellist tööandjate ja koolide koostööd ja kaasatust ja tööandjate enda väga aktiivset huvi endale järelkasvu planeerimisel. Me ei ole üheski teises valdkonnas näinud. Et seda, et midagi oleks välja jäänud, jah, Ivo kummardab, hea töö. ma tänan kõiki need, kes kaasas on ja teid ka, et selle hea äramainimise eest. Et pigem on see, mis sellest valdkonnast nagu väga meelde jääb, sest meil on see võrdlusmoment olemas ja see ei ole üldse nii iseenesest mõistetav või tavapärane, kui võiks arvata. Aitäh, ma arvan, et see on väga hea kiidusõnu paneelile, nii et mis siin varsti tuleb, nii et siis me saame kõik ise üksteisele siin valdkonnas otsa vaadata, et kuidas me saaks selle seire tulemuse nagu sama heaks, kui me selle koostööga praegu olime, et seire on ju veel ees, et me peame midagi muutma, et see tulemus oleks ka nagu edukas ja efektiivne. Aga ma veel kord tänan teid. Aitäh!